Nii, tere sulle. Tahtsin lihtsalt natukene jagada täna sellist asja nagu enda eest hoolitsemine ja ka hingetasandi hoolitsemine on enda eest hoolitsemine. Füüsilise keha eest hoolitsemine on enda hoolitsemine. Ja see on nii huvitav, et me kipume selle ikkagi kuidagi nagu ära unustama, sest me oleme inimesed ja jätame selle ikka kuidagi tahaplaanile. Aga kui meil on näiteks autoga vaja minna remonti, siis me seda teeme igal juhul või hooldusesse õli vahetama, siis me seda igal juhul teeme, me seda ei jäta kuidagi kõrvale või ei unusta ära. Aga enda süsteemi eest hoolitsemine jääb kuidagi ikkagi kõrvale ja me ei tee neid samme. Ja isegi kui meil on väga suur võimalus teenida suur rahahunnik, siis kui meil tervis ütleb ülesse, siis me ikkagi oleme lõpuks haiglas ja peame sellega hakkama tegelema. Nii et mina soovitan seda ennetada ja selleks on head võimalused erinevateks kursusteks, erinevateks teraapiavõteteks, just selle psühholoogia poole pealt, sellepärast et inimese süsteem on väga võimas. Me võime oma mõtetega ennast väga kiiresti, väga sügavale auku mõelda, depressioonini välja. Sealt tõus on aga väga aeglane, see on palju aeglasem kui see, kui kiiresti me suudame sinna auku ennast. Mina mäletan aastaid tagasi, ma olin nii võimekas, et 2 tunniga ma kukkusin täiesti sügavale auku, sest see mõttetasand ja see vibratsioon, mis minu sees oli, ma täielikult hävitasin ennast, aga sealt välja tõusmine oli ligi 3 nädalat. See võttis väga pikalt aega. Et ühesõnaga, mida teadlikum ma endast olen, seda rohkem ma tegelikult saan aru, kuidas ennast tagasi tuua enda süsteemi, iseenda keskmesse ja lõigata ära kõik need kõrvalised energiakohad, kuhu ma tegelikult energiat panen. Nii et see on kindlasti see on õpitav ja seda saab igaüks õppida selleks, et tuua ennast tagasi antud ajahetke oma kehasse, iseendaga kontakti. Ja kui sa selle oled ära õppinud, isegi kui sa korraks lähed kuskile mingisugustesse teistesse mõtetesse, võib-olla mingitesse negatiivsetesse olekutesse või mingi, ma ei tea, pinge tekib tohutu. Nagu ma ütlesin, me oleme inimesed, see on täiesti loomulik, aga siis oleks hea jälle ennast kuidagi tagasi tuua. Toon ennast tagasi iseenda sisse selleks, et saavutada jälle see tasakaal ja olla niisugune iseendaga ühenduses, iseenda kehaga ühenduses ja oma hingega ühenduses. Nii et mõnusat teekonda sulle!